ja tere tulemast vaatama sulle seda videot. Selles videos ma räägin sulle natuke sellest pakkumisest, mis on seotud Kõue mõisaga, ehk siis paar päeva tagasi ma webinaril panin välja Kõue mõisa pakkumise, kuidas sina saad tulla siis koos minuga, koos Falk Davidiga siis oma peenraplaane joonistama. ja minult on küsitud päris palju seda, et kuidas või mis asi see aia kujundamise kursus üldse on, ja ma mõtlesin, et ma räägin sulle sellest natuke lähemalt, et sa saaksid aru, mida me seal teeme, mida me seal läbime. Selleks ma jagan sulle ka selle aiakujundamise programmi või aiakujundamise kursuse sisuosa, et sa saaksid aru, kas sellest on sulle kasu või ei ole sulle sellest kasu. ehk siis mida sellelt programmilt oodata on see, et ta koosneb 14 põhimoodulist, seal on videod, seal on tekstiosad ja ma räägin sulle need mooduli osad läbi, mida me seal täpselt teeme, mida me seal õpime. Esimene moodul selles programmis on olemasoleva analüüs, ehk siis me analüüsime olemasolevat aia olukorda, mis sul olemas on ja kuidas sealt nagu edasi minna, sest et kui sa seda esimest sammu analüüsi osa ei tee, siis jääb nagu osa infot puudu, et aeda kujundada. Teine osa või teine moodul on siis alusplaan, seal me õpime, kuidas alusplaani üldse joonistada. selleks on mitmeid variante, ma näitan siin ka mõõtmisviise, milliseid mõõtmisviise sa saad ise kasutada, milliseid tingmärke sa saad kasutada ja ma annan sulle ka väikese kodutöö, et sa saaksid oma alusplaani siis paika. Lisaks on mõnedel moodulitel juures ka lisakoolitused ja siin selle teise mooduli lisakoolituseks on, kuidas vana peenart uueks kujundada. Lisaks on ka siin video, kuidas peenart puhtaks kaevata, kuidas sa alustad, et kui sa hakkad rajamistööd tegema, siis on ülioluline teada, kuidas seda süsteemselt siis teha. Siis on siin veel lisavideo järgmiste sammude kohta, ka peenra puhtaks kaevamise kohta, lisavideo peenra serva lõikuse kohta peale istutust ja siin on ka see koht, kus ma näitan, kuidas sa labidat hoiad, kuidas see nagu hästi toimib. Lisaks on veel üks lisavideo, kuidas pojengi põõsast osja kätte saada, et kui sul on olemasolev peenar ja sul on naad sisse tulnud, siis osjast lahti saamine või naadist lahti saamine on oluline teema ja siin ma näitan siis pojengi põõsa puhul, kuidas ilma, et sa pojengi välja võtaksid, saad sellest osjast siis lahti. Siis kolmas moodul on aia tsoneerimine. Enne kui aeda üldse kujundama hakata, tuleb see ära tsoneerida ja selle kohta on siis eraldi õppevideo, pluss siis on aiatsoonide näidis juures, kuidas seda võiks teha. Siis on lisavideona või lisakoolitusena on juures, kuidas kujundada ja rajada maitsetaime peenart. See on nüüd nii-öelda teooriavideo, see ei ole praktiline video. Ja lisaks on juures ka maitsetaimed kasvukoha järgi, et sa oskaksid paremini maitsetaimi valida enda aeda, enda sobivatele kasvukohtadele või siis oskaksid ka neid paigutada õigesse kohta, et osad maitsetaimed armastavad päikeselist kasvukohta, teised saavad varjulisemas, poolvarjulises kasvukohas väga hästi hakkama. Siis neljandas moodulis me õpime kujundusmustreid. Ma juhatan läbi su erinevatest kujundusmustritest, mis asjad need on ja kuidas need siis kokku luuakse ja lisavideona on siin juures, kuidas kujundada terrassi haljastust koos nimekirjaga taimedest, mis sobivad siis terrassile, nii püsikutest taimed kui ka siis üheaastased taimed. Siis viies moodul on ruumi loomine aias, et kuidas luua ruumi aias. Siin ma õpetan, kuidas erinevad elemendid aitavad sul aiaruumi luua. Väike kodutöö on siin juures ja lisavideona on ilusa muru rajamise koolitus, kus sa õpid, kuidas ilusat muru üldse rajada saab, et seal on väga põhjalik teooria taga, seda koolitust viib läbi meie muruspetsialist Reet Palusalu ja saad lisaks juurde ka murukõrreliste ja tarbemuru õitsvate taimede nimekirja, et valida üldse seda õiget murukõrrelist enda aeda. Et see on selline koolitus, mida iga aiapidaja peaks korra läbi vaatama, kui ta tahab saada ilusat muru ja kui ta on alles nii-öelda muru rajamise, muru kujundamise algfaasis, ehk siis muru ei ole veel olemas või sul ei ole sellist muru, mille üle sa uhkust tunneksid või millega sa rahul oled. Siis 7. moodul on vesi aias.
Siin sa õpid, kuidas siis veeelemente aias ära kasutada. See ei tähenda, et sa pead vett ka aias kasutama, aga see on võimalus vee kasutamiseks aias. Lisaks on siin koolitus, kaldataimede kallaste kujundamise koolitus ja lisaks ka nimekiri tigude kindlatest taimedest. Ja see nimekiri on siis üldine nimekiri, et kõik taimed ei ole siin nimekirjas kaldataimed. Ehk siis, kui see tigude teema on ka sinu aias teemaks, siis siit nimekirjast sa saaksid ka igal juhul palju abi. Siis 7. moodul on ideede täiustamine ja materjalid. seal sa õpid veel ideede kohta, kuidas neid täiustada, sa õpid materjalide kohta, milliseid materjale kasutada, kust materjalide ideid leida ja siin on ka üks lisavideo intervjuu Tom Stewart Smithi maastikuarhitekti Shankar Kotapuramiga, kus ta räägib siis Tom Stewart Smithi kujundustest. Siis number 8 moodul on vertikaalsed elemendid aias, kuidas need vertikaalsed elemendid aias ka aiaruumi loovad, kuidas neid aias kasutada, mis need üldse on. Ja lisaks on siin boonuseks koolitus lilleaas sinu aias, ehk siis kuidas lilleaasa kujundada, rajada koos nimekirjaga lilleniidu taimedest. Siis 9. moodul on esmase kujundusplaani joonistamine. Siin sa õpid, kuidas sellist esmast kujundusplaani joonistada, paberile saada samm-sammu haaval ja juures on ka umbrohuvaba aia webinar ja peenra umbrohu hooldus. Et kuidas seda umbrohuvaba aeda siis saada, mis on selle põhimõtted ja selle kujundusplaani joonistuse osas ka, et kuidas sa samm-sammu haaval selle plaani siis paika saad. Siis 10. moodul on see, et vertikaalsete elementide täpsustamine ja materjalid, ehk siis jälle see materjalide teema, aga sa lähed juba täpsemaks, sa lähed juba konkreetsemaks, milliseid materjale siis valida. Ja juures on ka kodutöö ja lisaks on koolitusena siis juures varjutaluvate põõsaste nimekiri, aga ka koolitus, kuidas rajada hekki. jah, siin on 7 osa selle heki rajamise koolitusel ja lisaks on üks e-raamat ka selle heki rajamise kohta, et kui sa hekke planeerid, siis hekk on kindlasti ka üks vertikaalne element, mida aiakujunduses kasutada saab, siis siin on heki rajamise osa juures. Siis 11. moodul on praktilised nõuanded, pluss muld ja ka väike kodutöö, et mõned nõuanded, mida praktilise poole pealt aia kujundamisel silmas pidada või aia rajamisel ka silmas pidada. Siis 12. moodulis me läheme kujundusplaani viimistlemise juurde, ehk siis kuidas sa kujundusplaani, seda, kus veel taimi suuresti peal ei ole, kuidas sa seda viimistled. Ja siin on ka väike kodutöö jälle juures ja juures on lisakoolitusena lillepeenra kujundamise töötuba, kuidas siis samm-sammu haaval kujundada lillepeenart, et need mõlemad, üks on täispikk töötuba, kus sa otsast lõpuni näed, kuidas seda teha ja teine on siis täpsete juhistega samuti, kuidas seda lillepeenart kujundatakse. Siis 13. moodul on istutusplaan, esimene osa. Et see istutusplaan on peaaegu kõige lõpus, aga see on ka üks väga olulisi osasid, kus sa õpid, kuidas istutusplaani siis koostada, kuidas kuldlõiget arvestada, kuidas selliseid kontrastseid vorme arvestada, kuidas sellist kihilist rindelist istutust saada ja ka värviteooriate kohta õpid sa seal. Siis 14. moodulis on istutusplaani joonistamine teine osa. Siin on juures istutusplaani joonistamise video, abimaterjalid, kuidas juhtpüsikutega istutusala kujundada ja ka abimaterjal taime nimekirja näol, milline püsik siis millisele kasvukohale sobib, et sul oleks lihtsam neid taimi valida, et sa nii-öelda eeltöö on mul sulle ette ära tehtud, et sa ei peaks hakkama iga taime puhul seda läbi kontrollima, mis kasvukohas ta kasvab, aga sa saad seda nimekirja kasutada ja siis vaadata, et kui sa valid mõne taime välja, näiteks sa valid floksi välja, siis sa lähed internetti, vaatad, milline sort võib-olla sulle võiks meeldida või sobida. Ja siin on lisakoolitusena juures efektsed taimekooslused, kus sa õpid ka samuti, kuidas taimedega efekti luua, mis on need
nii-öelda efektse istutusala loomise põhimõtted, kuidas taimi kokku kombineeritakse, et millised taimed siis seal omavahel võiksid kokku sobida. Siis sa saad siit kõigi Zoomi kõnede salvestuste ligipääsud, mis veel avatud on. Ehk siis siin on erinevate aiakujunduse osalejate gruppide küsimuste kõned, et sa saad aimu, kuidas need küsimuste kõned toimuvad. Üks asi on see, aga teine asi on ka see, et kui sa kuulad neid kõnesid, vaatad neid kõnesid, sa näed, kuidas teised on neid plaane teinud, sa näed, kuidas ja mida nad on küsinud ja mida ma olen kommenteerinud et midagi nii-öelda muuta, ehk siis sealt sa õpid ka väga palju, kui sul on aega, võid neid ka siis läbida. Siis 18. punkti all siin on taimenimekirjad ja need on nagu hästi abistavad, et saada jällegi plaani kiiremini paika, lihtsamini paika. siin on eraldi sees siis varjutaluvad põõsad, siis enamlevinud püsikud, mida seemnest paljundada ja talve alla küllata. Ehk siis kui sa tahad ise taimi või püsikuid seemnest külvata ja paljundada, siis lisaks on videopüsikud, mida külvata seemnest talve alla, ka video selle kohta. siis talvel dekoratiivsed taimed ja kui sa aeda planeerid, siis talvine dekoratiivsus on ka hästi oluline ja selle kohta on siis eraldi nimekiri taimedest, mis talvel just sellist efekti annavad. Siis üks oluline nimekiri juurekonkurentsi taluvatest taimedest, et kui sul on puude alused, mida sa tahad ära taimestada, siis sellest nimekirjast sa leiad väga palju abi, väga palju selliseid taimi, mida seal kasutada. Siis eraldi sa leiad nimekirja taimedest, dekoratiivsetest taimedest, mis võivad aias nuhtluseks osutuda, ehk siis see on ka selline libedale teele minek, kui sa lähed internetist otsima taimi või sa lähed poest, ostad mõne taime, siis tasub kontrollida üle, et ta ei oleks siin nimekirjas, ehk siis mõned taimed, mis on müügis, võivad olla ka ohtlikud aiale nii-öelda otseselt. Siis üks nimekiri tulpide meelespea ja tugevaimaid sordid, ehk siis siin on tulpide istutamise ja kasutamise meelespea ja kuidas siis tugevamaid sorte ära tunda ja mõned tugevamad sordid ja sordirühmad siis välja toodud. Siis äh, eraldi nimekiri suurte puude alla sobivatest pinnakatjatest, et kui sul on suured puud, siis nende aluse saab ka ära taimestada. siit sa leiad need pinnakatjad. Siis igihaljad külmakindlad rodod. kui sa tahad roduaeda teha või sa tahad rodosid aias kasutada, siis leiad igihaljad külmakindlad rodod siit nimekirjast. Siis eraldi nimekiri varist kannatavad pinnakatjad kalmistule, ehk siis see on selline nimekiri, kus sa leiad taimed, kes kannatavad näiteks elupuu sellist varist, oksa, noh, ütleme okkaid, maha langenud sellist materjali. Siis eraldi nimekiri katuselt hooga maha langevat lund kannatavad taimed, et kui sa tahad katuse räästa alla kuhugi istutusala rajada, siis osad taimed kannatavad seda, teised ei kannata ja seal tasub vaadata siis, millised taimed sa valid, et ei tähenda seda, et sinna istutusala teha ei saa, aga tuleb siis õiged taimed valida. siis eraldi nimekiri taimedest, kes saavad naadiga koos hakkama, et kui sa tahad naadiga koos istutusala luua, näiteks ongi mingi metsaäär, mis on hästi naati täis ja sa tahad sinna luua istutusala, siis siin on eraldi nimekiri selliste taimede kohta. Siis on siin välja toodud ka 15 inspireerivat taimekooslust koos nimedega ehk siis pildid, kus on peale pandud numbrid ja numbrite järgi on siis nimed ära tähistatud, et sa saaksid kohe vaadata, kuidas need taimed omavahel koos välja näevad. siin on veel seesama nimekiri, milline püsik millisele kasvukohale välja toodud, siis kivitaimlataimed on ka eraldi välja toodud nimekirjana, siis terrassile või rõdule konteinerisse sobivad taimed, see on ka eraldi siit ülevalt välja nopitud selle terrassi koolituse juurest ja nimekiri talve kaunimad puud ja põõsad samuti eraldi välja toodud. ka selle kursuse alt sa leiad eraldi boonuse sisu ja boonuse sisu alla ma olen pannud sulle AutoCAD-i koolituse esimese osa, et kuidas AutoCAD-iga alustada, kui sa tahad AutoCAD-i proovida kasutamiseks, siis aia kujundamiseks digitaalselt, siis see on tasuline programm. aga kuna nii mõnigi on minult seda küsinud, siis see koolitus on mul siia tehtud ja sa saad seda ka läbida. siis boonuste all on väga väärtuslikud näidisplaanid
erinevatel kasvukohtadel, siin on kirjas ka, kus kasvukohal, taime nimekiri on juures ja kommentaaridega video ka, et miks ma olen niimoodi midagi kujundanud ja need annavad sulle ka mõtteid, ideid, mida siis kokku kombineerida, kuidas kasutada mingeid taimi. ehk siis need näidisplaanid, siin on 7 eraldi näidisplaani, mida saab siis kasutada enda inspiratsiooniks oma koosluste loomiseks. Siis 20. peatüki alt sa leiad komposteerimise põhikoolituse. Seda sul nii-öelda aia kujundamise juures vaja ei ole, aga see on väga väärtuslik koolitus, kui sa ise tahad juba komposti teha või kui sa tahad komposteerimise kohta rohkem teada saada, siis see koolitus on sul siin juures olemas. Siis eraldi sa leiad ka püsililleaas koduaias e-koolituse, see on siis nüüd teistmoodi lilleaas kui see eelnev, mis ma juba sulle tutvustasin. See on siis, kuidas püsikutega endale lilleaasa tüüpi istutusala luua. siin on istutusplaan juures, siin on koolituse video juures, ma näitan, kuidas siis seda teha. Siis 22. peatükk on, kuidas kujundada ka sellist aeda, mis oleks talvel lummav. siin on selline talvisem teema, kuidas ja mis üldse talvel siis lummav on ja lummav saab olla, et sellest on siin koolituses juttu. eraldi noh, ma ütleks boonusena on siin juures ka kalmu kujundamise töötuba, kus sa saad sellise aimu ja põhitõed kalmude kujundamise kohta, et mis on kalmude kujundamisel oluline. Siis on siin olemas ka koolitus Inkscape'i põhialused. Inkscape on nüüd selline programm, milles sa saad samuti kujundada istutusalasid, mõõtkavas plaane. see on siis Eve Reinikuga siin ja see on ka kättesaadav, saad õppida Inkscape'i, kui sa soovid. Ja 25. peatükk on lillepeenra kujundamine. siin on siis lillepeenra kujundamise töötuba ja töötoa näidisplaan. ehk siis see on ka üks töötuba, mis meil kunagi on toimunud ja siit sa saad ka veel lillepeenra kujundamise kohta juurde õppida. ehk siis kui sa seda vaatad, see materjal on päris mahukas, sa ei pea kõike siit läbi tegema. aga mida ma soovitan sulle teha, on see, et sa vaatadki järjest need moodulid läbi, et saada nii-öelda selle tausta, et miks me mingeid asju aia kujundamises niimoodi teeme, ehk siis me saame selle teooria põhja siit moodulitest kätte. Kõue koolitusele tulles sa ei pea neid läbi vaatama, aga kui sa kõuelt koju tagasi lähed, siis sa saad järjest enda tempos neid videoid läbi vaadata. sa saad küsimuste kõnele tulla, küsima, enda plaane täiustama. sa saad küsida oma taimevalikute kohta ja tegelikult kõuel me teeme nii-öelda kiirversiooni, kus ma aitan sul selle proportsioonid ja kujunduse vähemalt ühel peenral siis paika saada. aga kui sa tahad, siis sa saad loomulikult tulla kõnele küsima terve aia kontekstis. et kui sa tahad teisi alasid ka veel teha, siis sa saad sellel aia kujundamise kursusel nii-öelda veel juurde õppida ja tulla kõnele küsima, kuidas see siis käib. ja ma tahaks jagada sulle ka õpilaste tehtud töid, mida ma webinaril väga palju jagada ei saanud, siis erinevaid osalejaid on olnud kursustel üle, ma ei tea, 120 julgesti ja ma jagan sulle siis mõningate õpilaste töid, kes on oma aia kas siis ümber kujundanud olemasolevast või siis täiesti nullist hakanud kujundama. et siin on Ülle Uljata aed, kellel olid juba suured okaspuud, lehtpõõsad olemas ja tema sidus ära selle siis uue kujundusega, ehk siis ta tegi peenrajooni tegi sujuvamaks ja lisas siis püsililli teatud rütmi ja teatud kordustena siia juurde. loomulikult vastavalt tema aia kasvukohale omaseid taimi, mis tema aias siis kasvaksid mulla tingimuste järgi ja sidus ära need olemasolevad okaspuud uue siis istutusega. ja siin on lähemalt siis üks pilt veel tema aiast, mis tegelikult, ta sai väga palju tagasisidet oma aia külalistelt, ehk siis ta tuttavad sõbrad käisid külas ja just see, et ta jagas huvitavalt meesterahvad, kes tal külas käisid,
siis kiitsitati tema aeda, et su aed on väga filigraanne ja tema rääkis seda siis, et kui juba meesterahvas seda näeb, siis teeb nagu hea tunde sisse küll, onju. siin on veel Ülle Uljata aed, siis kaugemalt see hortensiatega peenar näha, kus hortensiad olid tal juba istutatud ja need elupuupallid seal ka, aga ülejäänu ta siis kujundas sinna juurde, et saada seda hortensiate regulaarset rida ühtlasemaks, et saada seda sujuvamaks, seotumaks. jah. Ja siin on üks jupp tema päris nullist loodud peenrast, ehk siis kus mitte midagi ei olnud, aga ta hakkas siis, kujundaski paberil nii-öelda nullist selle kursuse raames uue peenra ja selle kohta ta ütles, et see on tema nii-öelda lemmikpeenar, millega ta on täielikult rahul. Siis siin on üks peenraplaan Pille Meresmäelt. Pille tegeles ka väga palju oma aiaplaanidega, tänaseks on tal päris suured alad juba kujundatud, aga see oli üks esimesi peenardest, mille ta enda aias ära kujundas. ja siin on siis vaade ülevalt saunamajale. siin seda esimest peenart ei ole näha, see jääb siia maja poole peale. aga mis temal siis oli ka, tal oli olemasolevaid istutusalasid ja puid ja põõsaid aias küll, aga ta sidus need samuti uue kujundusega, tegi seda kõike sujuvamaks ja muutis nagu harmoonilisemaks. siin on see majaäärne peenar, mille ta siis täiesti, noh, peaaegu nullist kujundas, sest et tal olid siin olemas pojöngid ja mingid teised taimed veel, mis siia sellele kasvukohale ei sobinud. aga üsna ruttu, see peaks olema siis kas esimese aasta pilt või teise aasta pilt, teise aasta sügise pilt, kus tal on kõik juba peaaegu täis kasvanud ja näha ongi siis, kui suureks need taimed erinevatel kasvanud on seal keerulisel kasvukohal. see tema aed on siis Raplamaal sellisel huvitaval mullal, kus mullakiht on üsna õhuke ja all on niisugune nagu blinksavi, et oleks see justkui kuiv, aga on ka sellist savi all. ja siin on ka üks aiaosa maja ja sauna vahel, kus tal on siis ümber kujundatud ja Pille saatis siis teksti või sellise tekstilise tagasiside ka, ma loen sulle korraks selle ette. kaua tehtud kaunikene, sügisel kaevatud ja talvel planeeritud. nüüd saabus ometi aeg taimed mulda pista. mulle kui algajale plaani järgi istutajale oli vaja abi taimede märkimisel. seda enam, et mul pole veel kõiki taimi ja osad vajavad palju ruumi. lõikasin papist rõngad ja pilt palju selgem, küllap silm hakkab harjuma, kuid täna saan kiiremini edasi liikuda. et selle maja juures oleva peenra ta paigutaski nende papiringidega siia paigale, et oleks lihtsam ja arusaadavam seda siis teha. ja siit on näha ka, et kuidas vaade tema aeda sinna maja taha juba suunatud on just nende peenarde abil, ehk siis need peenrad alati, nad ei ole lihtsalt iluelemendid, vaid nad hakkavad ka pilku suunama, nad hakkavad käiguradasid suunama. siin on veel näha nende kolme peenra vahelt, et siin on üks rada läheb sinna köögiviljaaia poole, üks rada läheb siia terrassi poole, et hakkavad aiaruumid tekkima, hakkabki liikumine tekkima nende istutusalade vahel. Siis Sirje Link oli ka ükskord sellel koolitusel, aiakujunduse kursuse koolitusel ja tema rajas siis ka väga kiire tempoga tegelikult sellisest tühjast aiaäärsest sellise lopsaka uhke istutuse. ja selle ta planeeris ka ise läbi, et alguses olidki tal siin üksikud aedhortensiad, tal oli siin aedleeklill, need mingid 6 punti, et see oli see esmane plaani ülesmärkimine, mida ta kursuse moodulite abil tegi. ja siis oli tal selline kividega peenar ka, mille ta samuti nii-öelda uuendusse võttis. ja siis see hekiäärne peenar siin hoopis teise näoga, lopsakas õitsemine üsna kiiresti juba 1 aastaga. ja tema kirjutas, et kujundasin, kaevasin ja istutasin tänavu aiakujundamise programmi abiga 3 istutusala. üks neist oli projekt vanast lillepeenrast uus ja 2 rajasin täiesti uut. juba esimesel aastal on õiteilu oi kui palju. nii, ja siin on ka siis Sirje sellele istutusalale siit teiselt poolt otsast vaade
ja sellele kivib peenrale samuti, et selle ta kujundas ka ümber, osa asju ta jättis sinna alles oma kohale, aga osa asju ta tõstis ümber ja tegi siin ka ümberkorraldusi. ja siin on veel üks väike aed Pärnust, üks kuskil 140 ruudune aed, Eve aed, ja Eve käis ka aia kujundamise kursusel ja ka 3-päevasel koolitusel, praktilisel koolitusel, kus ta siis plaanidega tegeles. ja tema aed sai ka siis hoopis teise väljanägemise, kuna tal ka krunt pidi ära poolitama selle krundi, siis ta ala muutus veel väiksemaks ja siis ta sellega kujundaski oma uue aia siis uutest piiridest lähtuvalt. Ja Eve kirjutas siis sellist asja, et kas ma olen oma unistuse ellu viinud? Peaaegu. Selgus, et peenar ei saa kunagi päris valmis. Nüüd julgen juba ise peenras muudatusi teha, kui mõnele taimele minu juures ei meeldi või üleliia võimust hakkab võtma. Loodusteadmised 10 palli süsteemis umbes 4, aga nüüd ma tean, kust otsida ja kuidas leitut hinnata. Suured tänud Reet, Maria ja Falk, Pille ning teised aiahullud. Teadmine, et nõuanded on igal hetkel käeulatuses, annab julguse ja kindluse. Ehk siis see ei ole ainult koolitus, mida sa saad, vaid sa saad ka tegelikult väga toetava kogukonna, väga toetavad teised nii-öelda aiahullud, kes lähevad sellistest taimemõtetest särama, kes võib-olla alguses, kes ei olnud aianduses niivõrd vaimustunud, aga kes selle protsessi käigus hakkasid enda aeda hoopis teistmoodi vaatama, teistmoodi hindama. ja kuna see teekond on kõigil ühine, ehk siis ühiselt, kui me Kõues alustame ja ühiselt lähete edasi nii-öelda siin aiakujunduse programmis, siis see on väga toetav ja inspireeriv näha, kuidas teised oma aedadega edasi tegelevad ja kui endal tekibki mõni takistus ette, siis teiste tööd nähes ja vaadates, et ka neil on takistusi, siis see annab ka nii-öelda arusaama, et jah, ma ei peagi perfektselt minema, vaid ma saangi kuskilt otsast, ma saan abi küsida alati ja oluline on see, et sa tuled abi küsima, kui sa abi ei küsi, siis ma ei saa ka sind aidata. siin on ka veel üks Eve suvine pilt, see on kusjuures esimese aasta istutusest ehk siis peale istutust Pärnus siis tal see aed. Siis Katrin Jaansoo oli samuti üks osalejatest aiakujunduse kursusel, kes rajas siis endale ka uhke siia maja taha uhke peenra ja tema peenra lugu oli see, et soovisin endale kujundada rõõmsavärvilist kergelt sigri-migri peenart, tahtsin pildi ja teooria järgi valitud taimi rohkem tundma õppida, kuidas nad minu juures kasvavad ja kui pikalt reaalselt õitsevad. Seepärast sai erinevaid taimi peenra kohta päris palju ning kordusi vähevõitu, aga ma ei muretse. Mul on veel mitu teist peenart, kus on nagunii vaja ümberpaigutusi teha ning saan seal vajadusel kasutada mõnda taime, mis antud peenras tulevikus üleliigsed võivad tunduda. Mulle meeldis eelkõige taimede valimise ja peenra rajamise protsess, päris valmis tulemus ei olnud minul eesmärgiks, las jääb järgmiseks suveks ka natuke nokitsemist. Suur aitäh Mariale vahvate koolituste ja kannatliku nõu eest, Katrin Jaansoo. Ehk siis see peenar võib olla ühest küljest, ta võibki olla juba nii-öelda see valmis produkt, mida sa oma aeda kujundad, millega me siis Kõuel tegeleme, aga ta võib ka olla nii-öelda katsetamiseks, aga ka kujundamise juba harjutamiseks ja katsetamiseks, et sealt siis edasi minna. Vot, ehk siis ka sinu jaoks on sellised aiad, selline aiakujundus võimalik siis selle aiakujunduskursuse baasil ja võimalik siis Kõue mõisa koolituse baasil. Kusjuures ma ütlen sulle seda, et Kõue mõisa koolitusel me ei tee sulle digitaalset plaani kindlasti, me teeme paberiga tööd, teeme pliiatsitega tööd, ehk siis sa saad Kõue mõisa koolitusel võttagi oma paberid, pliiatsid välja ja me hakkame reaalselt neid asju välja joonistama. see ei tähenda, et sa peaksid hullult oskama hästi joonistada, aga ma näitan sulle nii-öelda lihtsad võtted, kuidas sa saad selle siis paberile, selle joonistuse. ehk siis mida sa Kõue mõisa koolitusel konkreetselt õpid ja koged, on see, et me lähemegi istutusala planeerimise juurde, kujundamise juurde. Me alustamegi sellest kavandamisest, et milliseid taimi valida, kuidas neid kombineerida
kuidas luua tasakaalus ja aastaringselt kaunis istutusala, et see on meie esimene kõige olulisem eesmärk, mida me sellel koolitusel tegema hakkame, õppima hakkame. ja mitte ainult õppima, vaid praktiliselt läbi teeme. ja samuti me räägime siis ja teeme läbi selle, et kuidas määrata selle istutusala õige suurus ja kuju, et see sobiks üldkujundusega, aga ka siis hooldusvajadustega, et vastavalt sellele, mis su aed siis hooldusvajadustelt nõuab või mida sa oled mõelnud, et see võiks siis kujutada endast. Siis läheme taimede sobitamise ja paigutuse juurde, kuidas need õiged taimed üldse leida, kuidas need kokku panna, et nad sobiksid sinu aia kasvutingimustega ja looksid sellise harmoonilise koosluse. jah, ja me räägime sellest ka, et millised taimed siis täiendavad üksteist, kuidas neid paigutada, et tagada kaunis ja looduslähedane tulemus. Mis me väljastame, meil on natuke sellist välitöö osa ka. Me lähme välja ja teeme läbi ka mitte nii-öelda täispika päevana, vaid me teeme lühietappidena läbi istutusala ettevalmistuse ja märkimise, ehk siis kuidas seda reaalselt maha märkida, seda istutusala. Me teeme esimesed sammud rajamiseks, et sa saaksid koduaias ka kindlalt seda teha, et sa saaksid võttagi plaani ja plaani järgi edasi tegutseda. seal sa õpid praktilisi võtteid, kuidas pinnast ette valmistada, kuidas seda tähistada, seda istutusala ja kuidas nagu järjest selle plaani järgi ka struktureerida taimede paigutust. Siis me lähme ka peenrahoolduse praktiliste võtete juurde, et istutusala loomisega töö tegelikult alles algab, sest et sa pead seda peenart hakkama ka hooldama ja olemasolevate Kõue mõisa peenarde näitel siis ma näitan, kuidas seda istutusala hooldada saab, et see püsiks kaunis, elulõuline, et oleks vähem umbrohtu, et ei oleks pidevat sellist peenra hooldamas käimist. Multsimisest, kastmisest, hooldusstrateegiatest, mis aitavad säästa raha ja aega ja energiat, et sellest me räägime ka natuke. ja, ja siis vaatame ka natuke mõisaaeda, analüüsime seda, võtame sealt inspiratsiooni, vaatame sellise õppiva pilguga, mida ja kuhu võiks võib-olla juurde luua, mida peaks võib-olla ümber tegema, mida istutada, milliseid vigu vältida. et selle Kõue mõisa aia baasil me saame ka õpetlikku enda jaoks ja kuidas siis ka selliseid põhimõtteid oma koduaeda rakendada, et me proovime neid põhimõtteid ka siis enda aia kontekstis endale võtta. ehk siis see annab sulle oskuse näha seda aiaruumi tervikuna, planeerida oma aeda teadlikult, et sa hakkad nägema, et kuhu need aiaruumid tekivad, kus võiks miski olla. Miks see koolitus eriline on, sest ta toimub väga ajaloolises Kõue mõisas, inspireerivas Kõue mõisas ja sa õpid seal praktiliselt, sa saad reaalseid kogemusi, me teeme koos läbi seda istutusala ettevalmistust, mõõtmist, hooldust. üks asi on see, aga teine asi on ka see, et me joonistame praktiliselt läbi neid plaane. ja seal on sul võimalus küsida ka personaalset nõu, sa saad kohapeal tagasisidet, sa saad lahendusi oma aia väljakutsetele, et tihtipeale kodus üksi tehes me jääme tupikusse ja on keeruline ka küsimusi leida, et kuidas siis edasi saada, et võib tunduda, et mis ma tast ikka küsin, ma ju tean küll või mul on kõik materjalid olemas, aga Kõue mõisas sa saad kohe vahetult öelda mulle, et Maria, ma nüüd ei oska edasi, kuidas ma pean siit edasi minema. ja muidugi lisaks sellele on mõnus keskkond, luksuslik kogemus, et saad nautida suurepärast toitu, majutust, spaamõnusid, et kõik see on lisaks. koolituse jaoks oluline teada on see, et see on sulle, kui sa tahad õppida, kuidas teadlikult ja targalt kujundada oma aeda, kui sa tahad praktilisi oskusi, mitte ainult teooriat, ehk siis see aia kujundamise kursus on väga palju ka teooriapõhi, aga Kõue koolitusel me teooriaga ei tegele nii palju. ja kui sa tahad veeta inspireerivas keskkonnas aega teiste aiandushuvilistega või kui sa tahad oma kaaslase ka kaasa võtta, siis see on koht, kus nii-öelda see võimalus sul on. ja see osalustasu on siis 997, kusjuures täna südaööni kehtivad veel kiireliituja boonused, milleks on siis Canva
kanvaga kujundamise koolitus, kuidas sa kanvat saad kasutada enda aia kujundamisel. Šveitsi hark ja praktiline püsililledega kujundamise koolitus Helga taimeaias juulikuus. aga ära muretse selles mõttes, et täna öösel need boonused, kiireliituja boonused saavad otsa, kui sa enne täna ööd ei suuda otsustada. aga see aiakujunduse kursus boonusena jääb sulle alles, ehk siis seal on ka väga palju materjali, mis aitab ja toetab sinu ilusa aia loomist. vot, ehk siis mis seal hinnas on? hinnas on nii-öelda kõik hinnas, ehk siis koolitused, tööriistad, töövahendid, majutuskoht, kaheses toas eraldi vooditega, hommikumantel, sussid, hommikusöök, kaks lõunasööki, jah, ehk siis laupäev ja pühapäev, kohvi ja virgutuspausid, õhtusöök Õuemõisa restoranis, Soome saun, värskendav sisebassein õhtul, õhtune mõnus ajaveetmine ja huvilistele ka mõisatuur giidiga. ja mõisas on niimoodi, et sa saad iseenda tuba valida. ehk siis, kui sa soovid ka rohkem privaatsust, siis on võimalik lisatasude eest endale kas siis suurem tuba või sviit või mis iganes ka juurde tellida. ja saab ka võtta kaaslase kaasa. ja see kaaslane on samuti lisatasu eest. siit sa leiad need hinnad kõik ja õhtusöögi lisatasu samuti. ja siin on veel sul all kirjas, et saad 6 kuuks ligipääsu aia kujundamise programmi, see on siis aia kujundamise kursus, mis ma sulle näitasin 14 mooduliga. ehk siis see on sinu lisatugi peale seda koolitust, et sa saaksid enda aiaplaanidega edasi tegeleda. jah. ja mis ma veel palun, kui sa tuled ka õue koolitusele, siis on vajalik selline asi nagu alusplaan ja alusplaan. kui sa kardad, et sa ei jõua alusplaani valmis, siis ole hea, võta minuga ühendust, ma saan aidata sul selle alusplaani valmis teha. oluline on see, et sul vähemalt ühe aia osa või väikse aia osa alusplaan oleks olemas, sul ei peagi olema tervet aia alusplaani, aga kui sa tegeled ühe konkreetse istutusalaga, siis selle ühe istutusala alusplaan peaks sul kindlasti olemas olema. ja kui sul seda ei ole, siis noh, teeme selle koha peal. see on ka võimalik, aga see võtab väga palju aega koha peal ära, ehk siis ärme raiska seda aega. ehk siis minu poolt jääb sulle kutse Kõuemõisa koolitusele. ma väga näen sind ja ootan sinuga kohtumist ja ma loodan, et ma saan sinu aeda samuti aidata nii-öelda sinu unistuste aia suunas. ja kui sul tekib küsimusi, siis ole hea, kirjuta mulle. see osalustasu on siis koos käibemaksuga, kui sa oled ettevõtja, sa saad käibemaksu tagasi küsida, kui sa oled käibemaksukohuslane. ja kohtume siis juba Kõuemõisas ja igatahes mina omalt poolt annan sulle kõik, et sa saaksid sel aastal alustada hoopis teisest kohast, teise inspiratsiooniga, saada nii-öelda tõuke selle unistuste aia loomiseks paberile just, et sa saaksid paberile selle joonise paika. kohtume Kõuel ja anna siis teada, kui sa oled osaleja, siis kirjuta mulle maria@palusaluaiad.ee või siis mine otse selle lingi kaudu www.palusaluaiad.ee/aiakoolitus ja vaatame, kas ja kuidas me saame siis koostööd seal jätkata. tšau.